tere kõikidele ja tere tulemast tagasi minu videosse. Nagu sa pealkirjast juba näha võisid, siis tänane video ei ole vlog, vaid ma teen Yoomi hauli üle mitme kuu. Kes on mind juba varasemalt jälginud, siis ka suve alguses ma tegin Yoomi hauli ja siis ma näitasin teile tooteid, mis olid enamasti riideesemed. Ja tänane video on ka suunatud ühele kindlale kategooriale ja selleks korraks valisin ma teile näitamiseks siuksed kodusistustusasjad, miski, mida ma tundsin, et meil on koju vaja või miski, mis ma arvasin, et teeks meie kodus olemise hubasemaks ja mõnusamaks. Mulle nii meeldivad need videod, mis on pühendatud koduasjade soetamisele, sisustamisele ja sellepärast ma valisingi siin teile näitamiseks sellise kategooria ja me saame kõik koos näha, mis ma endale koju soetasin ja kus miski asi meie kodus asub. Kõigepealt, kui te küsite, miks mul see taim siin on, siis ma varsti räägin teile, nii et ilma pikema jututa hakkame neid asju siin lahti arutama, mis mul siin on, kui palju miski maksis ja kui rahul ma millegagi olen. Nii et tule ja vaata koos minuga edasi. Esimese asjana alustame millestki, milles ma olin väga elevil, aga mille suhtes mul oli kõige rohkem kartusi ja selleks on siis vaip. Jah, ma tellisin Yoomist vaiba, kuna me tegelikult oleme juba ammu tahtnud magamistuppa endale mingit vaibakest, siis ma seekord võtsin selle riski ja tellisin ja see maksis kuskil 27 eurot äkki. Ma ei tea, ma panen siia ekraani peale, aga see peaks olema 160 korda 120, kui ma ei eksi, suurus. Ja kui ta on siit tagant, mis mind alguses ka hästi ehmatas, kui ma selle kätte sain, et ta on nagu selline kuidagi hästi õhukene ja nagu ei ole selline tugev nagu jäik materjal, vaid pigem selline, mis nagu läheb kokku nagu mingi tekk on ju, siis tegelikult maas ma harjusin sellega väga ruttu ära, et ta jäi maas siuke mõnus, pehme ja nagu pigem nagu siuke libe pind ja ta on nagu hästi siuke karvane ka, aga mind nagu üldse ei hakanud häirima see, et see kvaliteet võib-olla ei ole see, mida ma ootasin, et ma harjusin sellega väga kiiresti ära ja nüüd ta jääb nagu maas ikkagi ilus välja ja mina olen selle ostuga tegelikult täiega rahul ja see läheb meie magamistoaga nii hästi kokku. Meil on voodi peal sellised padjad ka, nii et matchib! Järgmiseks asjaks võtame ka midagi tekstiilivallast ja selleks on taaskord halli värvi ülimõnus pleed. Nagu see üllatas mind konkreetselt, sest et see nii nagu pehme, mida ma üldse ei oodanud. Ma kartsin ka, et äkki on nagu halb kvaliteet või midagi, aga see on tõesti nii pehme ja ma enam selle suurust ei mäletagi, aga ta on siuke mõnusalt suur, et diivani peal olles ma saan siia mõnusasti teki alla pugeda ja ma olen märganud viimasel ajal, et Naalal on ka see üks lemmik asju, mis ta diivani peal soojendab, aga selline, et siin on sellised narmad ja mulle nagu meeldib teda diivani peal kasutada dekoratsiooni elemendina, ehk siis ta on mulle diivani peal kokku volditud ja need narmad on nagu üle diivani ääre, et see näeb minu meelest hästi mõnus välja ja nagu ma ütlesin juba, siis on mõnus sügisõhtuteks. Liigume natukene lambiteemadele, sest et ma näitan teile lampe. Ma nägin selliseid taolisi asju Merga vlogis, kui ta tegi Yoomi hauli ja seal olid tal muidugi teistsugused, aga midagi sellist, mis läheb niimoodi põlema, eks ju. Ja need on siis patareidega lambid ja nende funktsiooni sa saad ise hästi palju katsetada. Näiteks mina olen proovinud panna neid riidekappi niimoodi riiuli külge, sest et nad kinnituvad siit tagant nagu sellise kleepsuga ja kui panna need riiuli külge ja siis peale vajutad, siis ta nagu valgustab sul selle kapi ära, et kui sa otsid pimedas riideid või üleüldse sul on kapp nagu sügav ja sa ei näe sinna tahapoole, siis see ajab asja tegelikult täiega ära. Nii et need võib-olla ei ole nagu nii tugeva valgusega, nagu ma eeldasin, et võib-olla saate aru, on ju, aga samas need ajavad oma asja täiesti ära ja arvestades seda, et nad töötavad vaid patareide pealt, siis nad ei võta nagu üldse palju mingit energiat
ja käivad ülikiiresti, ülilihtsalt tööle ja lihtsalt pane kuhu tahad. Järgmiseks asjaks, seda asja mul siin otseselt valmis kujul ei ole, et teile näidata, sest see on meil kasutuses, aga ma panen teile siia pildid ja videod, et ühesõnaga ma tellisin LED-riba, kuna ma nägin seal Joomis ühte pilti, kus see oli hästi lahedalt niimoodi teleka taga ja valgustus ja kuna meil teleka taga on selline valge sein, mis nagu tundub hea kombo, et sihuke LED-ribane vahelduv valgus ja valge sein, et see siis nagu ei riku mitte midagi ära, et ta jääb hästi lahe ja ma ei pidanud ka selles pettuma, sest Erki paigaldas selle sinna ilusti ära ja see läks sinna niimoodi ümber täpselt, kui ma täpselt ei mäleta, ma äkki võtsin 3 meetrit või oli 3 palju, ma ei mäleta, ühesõnaga seal on nagu see, et kui sa lõikad õige koha pealt ära, siis saad seda lühemaks ka lõigata ja nii siis Erki lõikas selle õigesse suurusesse ja sättis sinna ilusti ümber ja ta nagu vahetab, ta on meil sellise režiimi peal, et ta vahetab sujuvalt värve, et ei pea nagu, et ta ei ole sul mingi disko seal taga, samamoodi sa võid ta panna diskoks seal taga, kui sa tahad, sa võid panna ta ühe värvi peale, et ta ei vahetaks, aga meile nagu meeldib see, et ta hästi aeglaselt vahetub ja väga tihti see läheb ka teleka enda ja nii-öelda ekraani värviga kokku ja see on hästi mõnus sihuke valgus, et ta selles mõttes valgustab tervet seda tagumist seina mingil määral ja siis ta toob ka seda tuppa seda valgust ja siis tihtipeale ei peagi meil mingid tuled põlema, et väga mõnus, hubane, pimedate õhtuvalgus teleka taga, nii et seda ostu ma absoluutselt ei kahetse. Järgmiseks asjaks näitan ma teile ühte vaasi. Selle vaasiga on nüüd siuke lugu, et kui ma seda nägin, ma olin mingi kohe, ma tahan, mul tekkis nagu oma peas siuke setup kohe nagu välja, et ma tahan seda panna sinna ja ma tean, kuidas ma seda tahan sinna panna ja ma tean, mis ma siia sisse panen ja nii ja naa. Aga kui see kohale tuli, siis ma olin nagu alguses veits pettunud, et mis asja. See ei olegi keraamika, see on lihtsalt tavaline plastmass, aga te võite öelda, et see näeb kaugelt välja nagu mingi eriti hea ja ilus vaas, kui te ei teaks, et see on plastmassist. Sest vähemalt mina vaatan seda, kui see mulle nagu praegult riiuli peal on ja kui ma seda kaugelt vaatan, isegi kui ma seda lähedalt vaatan, see on nagu keraamiline ilus vaas. Aga natuke olin pettunud, et see on nii kerge. See tähendab seda, et siia nagu ei saa väga raskeid asju sisse panna või siis sa pead siia põhja panema mingid kivikesed, et ta lihtsalt ei läheks nii kergelt ümber, kuna ta on peenike ka, siis on ta nagu kuidagi kerge ümber minema ja ta on pigem nagu väiksema suurusega, kui ma ei eksi, siis äkki mingi 25-30 sentimeetrit. Aga ma olen sellega ikkagi nii rahul, see oli odav, 4 eurot, kui ma ei eksi ja see ajab minu idee väga hästi ära ja ma sain oma idee siiski teoks teha ja oma idee juurde jõudes siis järgmiseks asjaks on meil siin sellised valged oksakesed ja ma teadsin, et ma tahan endale selliseid kunstoksakesi, koju vaasi ja need näevad tõesti nii mõnusad välja ja sobivad meie kööginurka ideaalselt ja nende okstega on veel see hea, et sa saad neid lehekesi ja asju siin painutada, et siin on mingi traat sees, et kuidas iganes sa tahad, et ta hoiaks kui harali või kui mitte harali, et see on nagu ülili hea ja ta näeb nii nunnu valge välja ja see sobib siia sisse ideaalselt minu meelest. Ja siis selline väike dekoratsioonide poole pealt siis viimane asi on selline korvikene. Kellegi kohale jõudes ma olin veits üllatunud, et see on nii pisikene, aga samas teisest küljest ma olin üllatunud, et see on nii kvaliteetne. Nagu konkreetselt, ta on nii ilus punutud korv ja ta on nagu tugev, ta ei pudise mitte kuskilt ja see on nii ilus. Ja minu setup, ma võin teile siia video panna ka, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et need siia peale ja küünal siia kõrvale ja see on see kombo, mis mulle täiega meeldib ja mis minu silme ees juba alguses oli. Et nagu ma ütlesin, siis võib-olla ma oleks oodanud, et see korv on pisut suurem, aga absoluutselt ei ole hullu, sest et see on nii kvaliteetne ja nii ilusates toonides ja loob sellise mõnusa, hubase, puiduse vaibi, siis see kaalub kõik üle, nii et ma olen nii rahul sellega. Ja viimaseks asjaks, kokku ma tellisin siis 8 asja ja nad oleme jõudnudki viimase asja juurde. Ja selleks on minu kõrval olev asi,
mille pärast on see ka lill mul siin. Ja selleks on siis selline korv, mis ma tellisin ja miks ma ei saanud seda siit välja võtta, et näidata teile seda ilma lilleta, on see, et see lillepott on siin sees lihtsalt nagu sentimeetri täpsusega, millimeetri täpsusega, et ma ei hakanud seda välja kangutama. Aga põhimõtteliselt selline korv, sa võid seda kasutada mis iganes eesmärgil, näiteks pleedide hoiustamiseks, aga mina juba algusest peale teadsin, et ma tahan panna siia meie magamistoas olevat suurt lille, sest et ta oli siukse, nagu siit seest on näha, siukse hallikapoti sees ja ma tahtsin, et ta oleks sellises, sest et mulle meeldis see. Ja seda korvi saad teha väiksemaks ka, et sa saad selle tumedama osa keerata siia valge sisse, et siis sul jääb ainult see valge osa, aga mina võtsin ta lahti ja see sobib siia lillepotile ideaalselt, et ta läks siia väga-väga täpselt sisse ja mina olen sellega väga rahul, see kvaliteet on ka siuke väga hea. Ja seda ostu ma absoluutselt ei kahetse. Aga saidki mul teile kõik need asjad näidatud, mis ma tahtsin näidata ja mis ma sealt üldse tellisin. Ja päris ausalt ma jäin seekord veel rohkem rahule kui eelmine kord, sest need asjad, mis ma tellisin, on hetkel kõik kasutuses ja ma olen kõigiga rahul ja ei saakski olla midagi paremat. Nii et nüüd on mul sulle üks küsimus. Palun räägi kommentaarides kaasa, kas sellised haulid meeldivad sulle, kas sulle meeldib, et need on kuidagi kategoriseeritud ehk siis mingi kindla teemaga või sa tahaksid, et oleks täiesti random asjad läbisegi. Sest et mul on plaanis veel teile selliseid haule teha ja mind väga-väga huvitab, mis kategooria teid huvitaks ja millised tooted need oleksid, mida sina meelsasti vaataks ja mis sa tahaksid, et ma soetaksin. Nii et anna mulle palun teada, et mul oleks lihtsam järgmine kord teha valikut, et millise kategooria juurde ma suundun ja milliseid asju ma täpselt tellima hakkan. Et väga-väga põnev on tellida niimoodi asju, kui sa tead, et sul on mingi kindel kategooria ja siis sul hakkavad juba peas nagu tekkima plaanid, et mida sa tahaksid tellida, et läbisegi on hästi-hästi raske. Nii et ma pigem tellin mingeid asju niimoodi, et mul on kindel plaan olemas, mis asjad, kuhu need lähevad, nii et anna mulle teada, milliseid asju sa tahaksid näha ja ehk on sinu soovitatud asi juba minu järgmises hauli videos. Aga minul on väga-väga hea meel, et sa seda videot vaatasid, kui sulle meeldis, ole hea, pane thumbs up ja sinuga kohtume me juba järgmises videos, nagu ikka, tšau! Closed doors, I'm a fool for your love.